Kuule, Vaso, sa süüd mu püksi jalast. Proovi mõttes. Mina seda kusjuures ei tea, et salaveini oled voodi all. Sina küsisid, meie vastame. Istume Peremees Tiiduga, et vastata teie küsimustele. Kas on midagi sellist, mida kardad ka? 35 aasta jooksul ei ole midagi sellist tundnud, usutavasti ka täna mitte. Nii, võtame siit ühe. Kuidas te jaksate tänapäeval Lõuna-Eestis talu pidada? Kui on aru saanud, et maakatel ei ole lihtne, kuid kui ei oleks põnev, ei teeks. On äge teenindada Eesti toidutarbijat. Pulli peab tegema, tööd peab tegema. Nii, kust tuleb üldse nimi Nopri? Nadid. Nii nagu pandi perekonnanimed, nii pandi talunimed. Nopri on esivanemate pandud. Võrukesed oma ajaloo uurimisel teavad, mida tähendab Nopri võru keeles. See on väike, aga väle. Oled nõus? Aus. Kas väärindate ise kogu toodangu või läheb midagi ka kokkuostjale? Kui läheb mujale, siis kuhu? 80% kogu piimast oma torudesse, aga 20% Võru valiosse ehk tehakse juustu. Järgmine. Ops, tee, mis siin on? Miks pole kohupiimakreemidel plastkaant? No seda küsimust ka ikkagi aeg-ajalt saame. Plastkaant mõeldud on siis, et korduvkasutuseks. Korduvkasutuseks. See on sellepärast, et meil ei ole mõtet keskkonda lihtsalt reostada. Kuidas sa saaksid kodus toimetada? Kui sul on näiteks ostetud merevaik, kellegi teise tootja oma, siis seal on plastkaan olemas. Hoia see alles. Kasuta seda, hoia see alles ja kasuta seda kas või 100 korda ka Nopri toodetega. Mina ise kodus teen nii et väike life hack. Päris. Kes teist viimane kord lehma käsitsi lüpsis peres? Tiit ja Tommi. Lüpsid, see oli mingi mõned nädalad tagasi. Hommikusöögiks krõbuskite peale, päikseprillid ees, hommikusärk seljas. Kuidas on küll nii võimalik, et ma pole kunagi teie tooteid ostnud? Millest alustama peaks? Ja see on raske juhus. Aga millest alustada? Sinu lemmik rubriigist. Mina soovitan alustada toorpiimast. Sinu enim kasutatavast tootegrupist võtta meie oma ka lauale, võrdle, saa kogemus, anna tagasiside. Kuidas te teate, et teie piim on Eesti parim? Kõigepealt kinnitan, et Eestis toodetakse väga kvaliteetset piima. Eesti piima kvaliteedi pärast väga muretseda ei ole. Kuidas Nopri teab, et ta toodab parimat? Selleks on väga lihtsa meetod. Iga nädal mõõdetakse 9 piimanäitajat, sealhulgas piima puhtus, bakteritest, somaatilised rakud, mis näitavad loomade tervist. Selles oleme parimad. Ja mida puhtam ja parem piim, seda paremat te tooted. Millised on Nopri talu 3 bestsellerit? Toorpiim, panna kotta kohviga ja tegelikult hapupiim. Suvel siis ruulib grilljuust. Pane pannile või grillile, aga läbi aasta toorpiim on kasvanud igal aastal 2 korda müügimahus. Järgmine küsimus. Kas tootmist on võimalik külastada? Kas me saaksime tulla perega teie tootmisse, et näidata lastele, kuidas tegelikult söök lauale jõuab? Külalisi on Nopri vastu võtnud üle 30 aasta. Viimased aastad on sellel moodne pealkiri agroturism, aga päris viimased aastad on siis olnud nii, et avatud talude päevadel ei osale, kuna levitatakse haigusi ühest farmist teise. Ehk siis Noprisse saab külla tulla, tootmisse lihtsalt ei saa. Farmis, talupoes, territooriumil saab ringi liikuda. Ja see on muide tasuta. Eeldus on muidugi see, et 48 tundi ei ole kuskil mujal farmis käinud, nii et see on eeldus. Järgmine. Kas töölist ei ole vaja? Meil on 2 töölist praegu otsingut. Traktorist, korrekt? Korrekt. Ja komplekteerija külmhoones, kes paneb siis kaupa. Poodide kaupa. Järgmine. Miks Laagri Maximarketis on alati toorpiimal kõlblikkuse kuupäev vaid 2 päeva? Põhjus väga lihtne tegelikult, kui me seda toodet välja saadame, siis me paneme 5 päeva peale, me ei saa rohkem panna selleks parim enneks. See tuleb nõuetest, ehk et sina tead päriselt, et sa võid julgelt ka viimasel päeval osta. Piimaga on kõik hästi, aga bakterite arv loomulikult kasvab, mis ongi õige ja loomulik ja nii peabki lausa. Oleneb siis poe kaugusest, mõned poed saavad kauba varem kätte, mõndadega läheb lihtsalt kauem aega. See oli muide väga hea küsimus. See oli hea küsimus. Miks ei kasuta Nopri klaastaaret? No seda küsimust ikka aeg-ajalt saame. No see teema on vähemalt 10 aastat tagasi oli, kus me soovisime lausa esimese piimatööstusena, et me teeme selle testi ära, käisime uurimas seda Euroopas. See on nii väikses riigis nagu Eesti võimatu missioon, kui siis on ikka suurte pärusmaa alustada sellega. Kõik tagasi kogumine, kõik muu ja see on adekvaatne küsimus, aga see on väga raske teha. Järgmine, mis siin küll veel on? Kas on tulevikus plaanis ka veini toota? Ütlen ausalt, mina kunagi tegin veini proovi mõttes.
Mina seda kusjuures ei tea, et salaveini oled voodi all laagerdanud. Ma tegin 3 tonni veini lihtsalt esimeseks proovimiseks ja see ei tulnud väga hea välja, nii et ehk siis pigem mitte, ei tee. Ei, see ei ole meie teema, sõbrad. Hapupiim oli enne parem, nüüd on keefiri sarnane, miks? Tunnistame, eelmise aasta teisest poolest läksime väikse partii tegemiselt suure partii tegemisele. Tegime 200 liitristesse nõudesse, nüüd on 1,5 tonni see nõu, mida kohe teeme, kuna te olete seda toodet nii hästi hinnanud, et küsite rohkem. Seepärast on teistmoodi tootmistehnoloogia ja nüüd me siis harjutame seda sisse ehk uskuge, meie töötame selle nimel, et see toode saab stabiilselt paremaks, kui ta on olnud viimased kuud, kus kõikune on olnud. Palun vabandust selle pärast. Ehk siis tükilist hapupiima Noprist täna enam ei tule, tuleb ikkagi selline viskoosne, ilusa tekstuuriga. See on reaalsus, aga kui tahad, tee ise kodus hapupiima, võtta toorpiim, Nopri täispiim, viska veidi hapukoort juurde ja küll saad ise ka endale sellise tükilise hapupiima kodus valmis teha. Just. Nii, kas suuremates pakendites on peagi võimalik saada? Ma ei tea, mis tootest jutt käib, aga näiteks tõime eelmine aasta sellised suured kreemid turule. 400 grammised olete väga hästi vastu võtnud, aitäh teile. Millega 25 ja rohkem aastat tagasi alustasime, olid ka kilosed. Vahepeal läks 100 grammisteks ehk nüüd mõned sammud on tagasi, et perepakk loomulikult on mõistlik, aga kallis tarbija, te ju ise te olete need, kes selle hinnangu poes oma ostudega annate ja nii ka kaupmehed meie suunas käituvad, et millel on tarbijaskond olemas, kriitiline maht, siis teeme kas või homme. Mis on teie karjas kõige levinum lehma nimi? No nii, Tiit, räägi välja. Mina ei tea. Esivanemate esinimest see tuletatakse ja farmijuhi rida on see, et ei korduks. Populaarsemad? Tavaliselt Eesti-aegsed kirjak, maasu, õuni. Järgmine. Valmis või? Las tulla. Kas te lehmadele ka luuletusi loete ja muusikat lasete või mingi muu nipiga neid motiveerite ja meelt lautate? No ma ütlen ausalt, Tiit aeg-ajalt ikkagi hommikul tuleb lauta ja vilistab ja mõned ilusa lause ikka ütled, aga mis reaalsus on? Reaalsus on see, et tegime 2019 7 tärni lauda ja see tähendab seda, et eesmärk on pakkuda parimat elukeskkonda. Ja need elukeskkonna elemendid on ka laudas ühe posti peal täpselt ette loetletud. Päriselt töötab kogu farmi peale ainult üks loomade abistaja ja seal on palju kuulmisele rajatud. Iga roboti signaalid, iga lehma häälitsus, mingi võõras hääl, see vajab operaatori kuulmist. Otsest seost meie ei tuvastanud, et piimatoodang või rasvaprotsent kasvas. Meeldiv keskkond tuleb küll, aga ta hakkas häirima kõige tähtsamat ehk parima piima tootmist. Mida pakute laktoosi talumatutele? Kui tarbijaskond käib pinda, et Nopri, sina ka tee laktoosivaba, piimasuhkruvaba, see ei ole üldse suur kunst. Lisatakse laktaasi, too ei ole ka eriti kallis. Lihtsalt meil killustab tootmist, et jälle mingi ports uusi tooteid. Aga mis on laktoosivabad? Nopri koudad, siin on siis 2 kuu vanuselt tegelikult bakterid söövad laktoosisuhkru ära, et neid julgen soovitada kõigile. Üldine reegel, üle kuu vanune juust on juba piimasuhkru vaba. Grilljuust ei ole laktoosivaba, grilljuust on värske juust, laagerdamata juust, seal on piimasuhkur alles. Järgmine, oled valmis? Iga ilmaga. Juussikese koorekaramelli, millel uuesti saab? Hea küsimus, see oli meil tõesti päris pikalt tootmises, ma arvan üle 15 aasta küll. Pole kriitilist tarbijaskonda, kes kaupmeestele vajaliku käibe tekitab, ehk me pole suutnud olla nii head koos, et sina seda regulaarselt ostaksid. Muide, suhkru ja hullu koore tarbimist vähendatakse, et tõenäosus ei ole üleliia kõrge, tervislik toitumine, toidupüramiid, need on tähtsad asjad, mida me kõik jälgima peaksime. Mina sellesse väga ei usu, et ta tagasi tuleb, aga lapsed loomulikult, Tead, kui palju nussat müüakse või? Eks see on sama asi tegelikult, nii et turg on kindlasti. Mina tean veits rohkem neid turuasju. Olgu. Nii, kas on lootus sulukuni või prõnsajuustuks? Hapukooreks. Hapukoort tõesti me enam ei müü. Tegime seda aastaid, põhjus väga lihtne, meil lihtsalt ei ole koort, millest hapukoort valmistada ja sellepärast pidime ta tootmisest maha võtma. Teeme palju tooteid täis piimast ehk
millel koort ära ei võeta, et see on oluline põhjus. Tegelikult lihtne põhjus on ka teine, et liiga lihtne toode ja polnud ka kasumlik. Nii et selles mõttes peame kogu aeg valikut tegema. Sulu kuni brõnsajuustu, oleme kunagi brõnsat teinud ja müünud ise nagu jaekettides ei ole, aga väga hea juust ei välista üldse. Üldse ei välista. Millal, nagu Tiit ütleb? Jumal tuud tiid. Nii, millal tulevad tooted Soome turule? Noored käisid Soome poodnike ees keksimas oma toodetega. Vastu võeti ilusti, aga midagi ei juhtunud. Põhjus väga lihtne. Meie toodete realiseerimise ajad on liiga lühikesed. Ja tegelik põhjus oli ka see, et Soome kaitseb oma toidutootjad ehk väga hästi välismaast kraami vastu ei võta. Seal peab olema eriline põhjus, kui välismaine kraam jõuab Soomega konkureerida. Järgmine. Millal kohukesed tulevad? Mis see on? Nopril ei ole kohukesed, Nopril on kohoka. Aga saan küsimusest aru, glasuuritud kohukest mõtled siis? Iga tootegrupi jaoks eraldi liin ei ole võimalik. Kuule, Vaso, sa süüd mu püksi jalast. Millal tulevad laktoosivabad kohupiimakreemid müüki? Laktoosist oli juttu. Välistada ei oska, et veel kord. Kui tuleb kriitiline mass hulle tarbijaid, kes tahab saada 500 topsi vähemalt päevas, siis on asjal jõmad. Millal tuleb Nopri muraka kohuke? Meil Nopri kohupiimakreem murakaga täiesti olemas. Kohuke, hea mõte, viskame tootearendus idee edasi. Miks mitte? Lisette sai siit väikse ülesande. Järgmine. Kas juust kuuseriisikatega tuleb veel tootmisse? Ma ei ole kindel, et meil kuuseriisikatega juustu on tootmises olnud. Pigem mitte. Meil on olnud kuusevõrse. Meil on puraviku juust olnud. Seentega juust üleüldiselt. Hetkel ei ole seda plaanis. Aga mis see suvi tuleb? Grilljuust, kukeseene ja murulauguga. Mul siin seda maitset ei ole, aga seda saate varsti poodidest otsida. Millal juustu Gouda sinepi seemnetega taas tootma hakata? See toode läks nüüd küll just hiljaaega välja. Ma ei usu, et me selleni nii pea tagasi jõuame. Mõned juustusordid on tõesti tagasi tulnud, millel erinevatel põhjustel ei olnud piisavat käivet. Ja see ei ole väga eriline, et mine tea, oota. Miks te enam šokolaadipiima ei tee? No täpselt samamoodi nagu eelnevate küsimustega, et toode lihtsalt ei müü piisavalt hästi ja siis ta lihtsalt kukub sortimendist välja. Kas siis meie otsusena või siis pood arvab enda sortimendist välja, sest et poe jaoks võib ka see toode kahjumlik olla. Tal ei ole mõtet seda riiulipinda hoida selle toote jaoks, kui tegelikult on hoopis teisi tooteid, mis müüksid paremini. See on ka meiesuguse tootearenduse eesmärk, et tuua ikkagi pikema eluajaga ja kindlama müügiprognoosiga tooteid nende asemele, mis välja kukuvad. Kas petti ka hakkate tegema? Ei, sellepärast, et petti saab või tootmise käigus. Võid me väga ei tooda täna. Kui toodame, siis väga väiksed kogused. Nagu enne öeldud sai, siis meil ei ole lihtsalt rõõska koort, millest võid teha ja kui võid ei tee, siis petti ka pole. Respekt, Karl, tubli. Järgmine. Mis on saanud sellest autokesest, mida renoveerima pidite? See jutt siis sellest Volkswagenist vanast. Ootab paremaid aegu. Peaaegu oleks hakanud selleks ka sinu käest, kallis vaataja, raha nuiama, aga pidasime mõistikuks seda vähe edasi lükata, et kogume energiat raha, sinu toetust, teeme kunagi ära. Väga hea, et oled märganud. Kui lehm räägiks, siis mida ta Nopri talust räägiks? Lauta tulles saab ka võõras inimene aru, kas loomale see keskkond meeldib või mitte. Lehmad ei tea paremat tahta, kui nendel ei ole stressoreid ehk kogu aeg ei muutu keskkond. See on parim, mida nemad ootavad, vajavad, stabiilne rutiin. Igas mõttes, sealhulgas söödas. Mitut lehma tunneb peremees ninapidi? Aus vastus on, et kaugeltki mitte kõiki, aga tükki 10 ikka. Kas on ka lemmiklehm? Minul täna ei ole lemmiklehm, aga kui vanasti mul oli oma lemmikud, mul oli Kulla ja mul oli Kuku. Need olid minu lemmikud lehmad, väga armsad ja nunnud. Täna neid enam kahjuks ei ole, võib-olla sellepärast ei ole ka minul endal lemmiklehm. Talupojal seesama õuni, kes lubab endale ligi, tuleb kohe vastu, lubab ennast kaisutada ja on vanaema iseloomuga punast tõugu loom. Järgmine. Kuidas noor peremees käsitse lüpsiga hakkama saab? Vabalt.
ei ole üldse küsimust. Saab. Kas teie peres on kedagi, kes juustu ei söö? Ei ole sellist. Ei ole. Kes teist rahvatantsu tatsib? See oli kooli ajal. Muidu meeldib tantsida, väga fine, aga no ma olen ikka põllumees olnud kõik need ajad vanaisaga koos alustasime ja suusatrengi segas põllupidamist ja sinnagi ei jõudnud treenerile ootuspärasel moel ehk vajaliku sagedusega, nii et ei ole minust neid hobide pidajaid ka olnud. Pane edasi. Polegi. Otsas, kui teil tekib veel küsimusi, kirjutage need siia kommentaariumisse, vastame teile tulevikus videona või siis vastame otse kommentaarile. Aitäh teile! Järgmise korrani! Subscribe ja hit bell notification, mis see on? Osta ikka kas või palgapäevalgi. Davai, tšau! No nii, vasikaga see aitüma, et oliti normaalse, et süü meid päris ära. Kas keegi tuleb? Hoppa!